Tervist! On käes 3. august ja kõigepealt alustame sellest, et laseme pardid välja. Taki! Nii, pardid laseme lahti. Lähme siia varju natukene. Ilgelt sõbrad. Lõpuks ometi on käes ilus ilm jälle. Tegelikult eile oli ka päris mõnus, natuke tuulisem oli. Aga see tuul oli eile isegi natuke kasuks mulle. Sest eile oli siuke tore päev, kus ma tõin ära heinad põllu pealt. Kuna meil jääb ju ikkagi üks jäär, loodetavasti 2 lammast, praegu on 1 lammas meil ainult, aga loodetavasti 2 lammast ehk siis 3 looma üle talve ka, kes heina söövad. Siis tõin ära heinad, et heina tegu sellest ajast, kui ma kunagi pidin heina tegema, kui vanaisa pidas hästi palju loomi, siis oli see, et heinad pakiti, siis pakid veeti autoga ära kõik sinna kuskile laka peale ja oli heina tegu, oli suvi läbi, siis praegu on olukord ikkagi jubedalt muutunud. Üks traktor teeb sulle kõik, niidab valmis rulliheinad, siis tood ise rullid põllu pealt ära või toob see traktor ise. Aga kuna minul läheb nii vähe heina vaja, et ma tõin 3 rulli, siis tähendab, et ma tõin ise traktoriga ja täpselt see sama traktoriga, mis siis kunagi tegi minu vanaisa heinad ja mis see terve suve öö oli põhimõtteliselt. Et see heinategu kestis nagu põhimõtteliselt suve algust suve lõpuni. See oli päris karm, mäletan seda väga hästi. Mina sain veel sõita väiksena selle autoga, kuhu peale heina visati, siis keegi lükkas käigu sisse ja siis mina sain roolida seda, et see oli nagu alati meie jaoks suvel nagu vägev, aga ma kujutan ette, et vanemate jaoks see töö oli päris karm tegelikult. Aga tõime siis heinad ära, see sama vana traktoriga T40, 1 rull mahub sinna taha kopa sisse, 3-4 korda pidin käima ja oligi jumal äge. Panin heinad siis, mina panen heinad kohe varju alla, aga ma lähen kohe näitan teile, kus see päike on meil. Ühesõnaga, meil on siin seesama partide hoone, mis on vana laut, mille ma tegelikult hakkasin ehitama seda ju kunagi, kui ma olin, ma ei tea, 16 äkki, ju Külli parandab, kui ta näeb seda videot, või noorem või vanem, isegi noor, käisin koolis. Ehitasin mingi kanalat põhimõtteliselt, aga praegu seisuga siis 2 seda ukse osa, mis te siit näete, on siis nagu partide jaoks ja siis seal on vahesein sealpool ja siis sinna tulevad siis need lambad talveks. Ja paningi niimoodi, et kuna lammastel talvel nii palju sees ruumi vaja ei ole, siis ma tegin niimoodi, et ehk siis see 3. uks tuleb siit lammastele ja paningi niimoodi, et oleks elu lihtne. Mina lammutasin heinarullid kohe laiali ja loopisin heina siia taha. Siin on nüüd 3 rulli heina ladustatud siia taha hunnikusse kõik. Alla neuroaluselt õhk alt läbi käiks. Tampisin peal ilusti heina tihedaks, et ta siia mahuks ikka ja selle boksi esimene osa jääb siis lammastele. Niimoodi, et talvel lihtsalt läheb vesi ette ja ma saan kohe siit hanguga võtta siit heina, anda lammastele ette ja ei ole mingit rullide lahti arutamist nagu. Et muidu jah, see on talvel minust meeletu piin, et sa pead saama kuidagi rulli nii suurde kohta, et sa saad ümber ringi heina võtta, seda lahti teha niimoodi ja kui see õue see talvel pead, see on külm, vihmane tavaliselt, mitte lumine. Läheb sopaseks kõik see hein. Et mõtlesin, et davai, et ma teen seekord lihtsalt lihtsamalt, kuna mul on ainult 3 rulli, et ma rullin need kohe laiali, nii kaua kuni hein on ilus, et ta ei lähe rullis koledaks ka. Just tehtud heina rullisin laiali ja loopisin kõik käsitsi sisse ära, nii et talvel on lihtsalt, kui on vihmane või kole ilm, siis ma lihtsalt võtan siit heina ja panen ette ja ei mingit jama nagu. Sest talvel tegelikult ongi see loomad söötmise juures kõige hullem on see, et nagu see on jamad nende heinadega ja ilm on kehv ja nüüd ma saan lihtsalt tulla siia, tuli põleb siis, soe mõnus, lambad on siin ees, võtan siit oma heina ja on lambad õnnelikult, sest hein on mõnus kuiv ja hea, ei ole sobane. Ja mina olen õnnelik, et ma saan ta siit lihtsalt võtta ja selleks kulus tegelikult ainult pool päeva, et tuua põldu pealt hein, rullida need lahti ja loopida siia sisse ära, et üks päev suvel väikse käest tööd võrdub sellega, et mul on tal läbi mõnus olla lihtsalt ja toita neid loomi nagu mõnusalt. Ainuke asi, mis peame tegema, on siia tahapoole veel tõenäoliselt panema ette võrgu, et kanad ei saaks tulla, kuna te ikkagi videodes näete, et mul on ikkagi kanad.
et kanad saaks tulla siia ette ja ei saaks situda siia heina sisse ja ka munele hakata, sest ilmselgelt meie kanad hakkavad varsti munele. Kanad on meil, ma ütlesin küll, et ma annan kanad ära, andsin küll need kanad, andsin kõik ära, kes mul seal olid, aga kuna ma inkubeerin ju teistele ikkagi ka kanu kogu aeg, siis on sükane asi, et igast pesakonnast jääb 1 või 2 valimata, keegi ei taha neid ja siis nad jäävad mulle siia pardiga koos jooksma sinna tibumajja, siis ma lasen nad ikkagi lahti ka ja nüüd meil on kokku juba 8 kana, kellest tegelikult 4 on kukke, ehk siis 4 kana, 4 kukke, 1 kukke jätame, teised lähevad külmkappi. Nad on ristandid, nii et neid pole mõtet nagu pakkuda kuskile kellegile niisama mingi tõuaretuses ka. Ja nüüd seal kanatraktoris, kus on parditibud, seal on veel 2 kanatibu, nii et tuleb paar tükki juurde ka veel. Et mõned kanad ikkagi jäävad siis ka. Et noh, kanamuna on ka ikkagi väga mõnus muna, et peame vaatama kuidagi lihtsalt, et nad ei lagastaks kõiki kohti ära. Et vuttidega läheb ka suhteliselt hästi, et praegu siis, kui ma saan juba läbi 8, 10, 12 muna päevas, tumedad vutid munevad tundnud rohkem kui heledad, sest mul on tunne, et valgete vuttide juures on enamus linnud isased lihtsalt ja hakkavad vaikselt kaklema, nii et varsti saame vutti süüa, mul on tunne, et sealt tuleb teha see praakimine välja, et enamus on isased, mis ei ole hea muidugi, aga noh, samas toiduks ka muidugi, ega nad raisku ei lähe. Ja täna hommikul oli sükene olukord nüüd, et vaatasin, et 1 vutt, tume vutt on munenud väga suure muna. See tähendab seda, et selle muna sees on tõenäoliselt 2 kollast. See on nagu alati äge vaadata, et tuleb ülisuur muna või midagi, aga tihtipeale see näitab seda, et on mingi munasarja probleem linnul ja kui ta jätkab seda munemist, näiteks, et tuleb homme veel siuke suur muna ja ülehomme ka, siis tõenäoliselt see lind sureb ära varsti. Nii et see on alati, kui tuleb mingi siukene suur error muna, siis mõtled küll, et on vägev, naljakas, lõbus, vägev, näitad lastele ka, aga tegelikult linnu koha pealt see näitab, et tema tervisega võib olla midagi valesti. Vahel lihtsalt juhtub, see on okei, kui juhtub 1 korra, siis sa tead, et see oli nagu juhus, aga kui hakkab juhtuma mitu korda, siis on oht, et see lind sureb varsti ära. Vot, siuke teadmine teile siia. Heinaga meil ongi nüüd asi ühel pool, et 1 päev, isegi pool päeva, kui hommikul ilusti pihta hakata, 1 päev ilus tööd ja lammaste kogu talve hein on nagu tehtud ja see mure on nagu lahendatud, et nagu julgelt soovitan, kui kellelgi on vähe loomi, siis tehke kõik oma suvel sellised tööd, mis teevad talvel teie elu hästi lihtsaks nagu ära, et näiteks ongi see, et ma rullin oma heina kõik laiali, panen sinna taha, ladustan ära, et mul oleks lihtne seda heina sealt võtta. See mõttes, kui ta oleks rullis, siis ma pean talvel selle rulli sealt välja rullima, et ma saaks seda heina arutama hakata. Hein läheb tihtipeale sopaseks, märjaks, vihmaseks, mitte lumiseks, sest lund meil tihtipeale ei ole, Saaremaal eriti. Ja siis on selline kõle, sa pead toimetama seal tuules ja vihmas on ja siis on nagu see, et see talvedepressioon, mis maakohtades tihtipeale tuleb talvel, et see on väga palju kergem tulema. Nii et mina soovitan julgelt, tehke kõik siuke töö, mis talvel teie elu teeb tunduvalt lihtsamaks, suvel ilusa ilmaga ära. Alguses tundub küll tüütu, et ma pean seda heina uuesti seal sisse vedama, mingi hanguga tolmutama seal, aga ma tean, kui palju parem on minu elu talvel tänu sellele. Ja lambad ka muidugi saavad sealt ilusa kuiva heina, neil ei ole nagu mingit muret, et ühesõnaga, mul on hea meel, see asi on kaelast ära, nii et lammastel on talvel muretu elu. Et ma mäletan nii hästi, kuidas vanasti oli see heinategu kestis meil terve suve läbi põhimõtteliselt ja mina olin väike poiss ja mina sain sõita selle suure autoga lihtsalt põllu peal, kui heinapakke visati siis koormaks. Ja see oli nagu meie jaoks fun, aga ma kujutan ette, et meie vanemate jaoks oli tegelikult meeletu töö. Nii et kui ma mõtlen, et ma teen poole päevaga, saan oma heina nüüd pandud siia ilusti kuiva kohta ära, et siis elu on läinud edasi küll kõvasti. Ma saan aru, et mul ei ole ka muidugi loomi nii palju, et tol ajal oli minu vanaisal, ma ei tea, hunnik lehmi ja mis iganes kõik, kes seda heina sõid. Aga tänapäeval muidugi üksik inimesel või selles mõttes erapõllumehel, kes üksinda üritab siin, tal polegi mõtet mingit lehma või midagi pidades, sellel lihtsalt ei ole mõtet, see on kõik miinusega üritus. Et mina teen seda puhtalt endal lõbu pärast ja lõbu pärast ju ei ole mõtet pidada rohkem kui 3 lammast. Et aeg on läinud jah, huvitavas suunas, et väike põllumees tõenäoliselt põllupidamisest ära ei ela, et see on puhtalt selline hobi kellelegi, kellele meeldivad loomad ja kes tahab siis sellele hobile peale maksta tegelikult. Et muu töö peab ikkagi seal kõrval olema.
et huvitav aeg ja huvitavad ajad, kust me oleme tulnud, et kui nii mõtlema hakata. Aga sama traktor tegi meile tolle ajal heinad ja nüüd tõi põllu pealt minu heinad ära, et selles mõttes tervitame heinarid, kes siis, kelle traktor see on, mida me laenasime. Vot siuke värk. Aga täna oligi siis siukene heina või õigemini lammaste ja heina teemaline video, et ma ei oskagi praegu midagi muud öelda, sest ma pean nüüd ise kiirustama savikotta. Ma lähen puhastan nüüd need tassid ära, mis ma treisin. Kui ma eelmine teile näitasin oma savikoda, siis ma treisin 15 tassi. Nüüd ma lähen puhastan need ilusti ära, panen sangad külge ja riiuli peale kuivama nad lähevadki. Et siuke töö on minul täna ees. Et kui te tahate neid savikoda videosid veel näha, siis kirjutage mulle, siis ma teen savikoda ka siia. Tõenäoliselt tuleb, et see on nagu suur osa minu talupidamisest ja üleni, et sellest asjast, mis ma üldse teen, et see savi on seal juures nii kogu aeg, et vaikselt ma tõenäoliselt näitan nagu savikoja klippe ka siia vahele. Aga olge tublid, näeme juba järgmine video ja kõige paremat. Muidugi likeige, jagage, kommenteerige. Järgmis videos tõenäoliselt juba loosime välja selle tassi, nii et kõike põnevat tuleb. Ah jaa, ja magnetid on tulnud ära ja panen siia nüüd väikse klipi vahele, millised magnetid välja näevad. Minu arust väga ilusad, ma olen nii rahul nendega, nii äge. Selles mõttes see teeb kohe see päris tunde, et nüüd meil on oma magnet meie kanalil. Nii et kui kellelgi on magnetisoovi ka, siis kirjutage mulle. Nii et olge tublid ja näeme siis juba reedel. Tšau!